tšau, pole ammu siia YouTube'i roninud. Aga ma hakkasin mõtlema, et praegu on just selline aeg, kus ma võiks nagu salvestada oma mõtteid, tundeid selles hetkes, et neid kas siis enda või oma laste jaoks jäädvustada ja siis võib-olla ka teiega jagada. Ja ma ei tea, palju mul veel on aega koos selle kõhukesega kulgeda, sellepärast et varsti oleme me juba siin mitmekesi ja ma ei usu, et ma oma lapsukest väga siin YouTube'is näitama hakkan. Ma mõtlesin, et ma natuke jagan oma lugu teiega, sest et laste teemal ma võib-olla kunagi mitmed aastad tagasi viimati rääkisin, kus oli juttu sellest, et kuidas ühiskond nagu survestab naisi ja sealhulgas ka mind selleks, et kõik peaksid justkui emad olema ja miks sa juba ei ole ema ja nii edasi. Et see selline laste teema on minu jaoks alati olnud selline tundlik. Ma ei ole kunagi mõelnud, et ma mitte iial lapsi ei taha, aga see, et see kuidagi kellegi teiste asi nii väga on, kas sul on laps ja millal sa lapsi plaanid saada, vaat nagu selline teema on mulle alati nagu vastumeelt olnud. Et igaüks võiks ikkagi saada oma elu üle ise otsustada, sest et niikuinii on väga palju neid asju, mille üle meil endal valikut ja otsuseid ei ole. Kui nüüd päris ausalt kõik ära rääkida, siis et selline tunne mul tekiks, et ma tahaks emaks saada, et ma olen valmis emaks saama, et ma olen õige inimese kõrval, kellega seda teekonda läbi teha. Selleks on mul võtnud väga pikalt aega. Nagu te võib-olla osad ka teate, siis ma ei ole oma esimeses nooruses. Et ju siis on pidanud kõik nii minema, nagu on läinud. Ma olen praegu hetkel õnnelik ja rahul. Ju siis mul oli vaja elu jooksul enne mingisugused asjad endas nagu võib-olla paika saada, et ma olen valmis kedagi teist siin ilmas kasvatama, hoidma ja ma ei ole enam võib-olla ise nii katki ja puntras. Ma loodan, et nüüd saavad asjad tasakaalus olema, kuigi me keegi ei tea midagi ette. Olles jõudnud oma elus siis sellise kohani, kus ma olin emaks saamiseks valmis, kus ma olin lõpuks tagasi omas kodus. Nagu te mäletate, siis mul on olnud selle korteriga igasuguseid probleeme, kus me vahepeal elasime täiesti ajutisel pinnal Andresega, kus mul olid igasugused muud tervisemured, kus oli koroonaaeg, kus ma tundsin, et minu tervis on pahupidi keeratud ja nii edasi. Kõige selle ja muude emotsionaalsete pundarde, mis tookord toimusid, millest kõigest ei taha rääkida, aga kõige selle juures sai võetud otsus, et nüüd võiks saada lapsevanemateks, aga see muudkui ei õnnestunud ja ei õnnestunud. Nii et me otsustasime ikkagi mingi hetk arstiabi poole pöörduda, et uurida, et kas siis midagi on valesti, halvasti. Aga jah, alguses isegi läks tükk aega selle peale, et ühed arstid ütlesid, et jah, et sinna võib mitu aastat aega minna, kus nagu alles õnnestub, et nagu võtke rahulikult ja et midagi ei pea tegema. Peale seda ikkagi, kui mitte midagi ei juhtunud, siis
soovitati pöörduda kohe kõige paremate, kõige kallimate, kõige targemate arstide poole, kes siin Eesti otsas siis võtta on. Ja me läksime siis ühte erakliinikusse ja põhimõtteliselt saime teada, et meil ei olegi võimalik lapsi saada. Ja et see tõenäosus, et meie koos lapse saame, on mingi 0,0 number protsenti, mis nagu muidugi lõi täiesti rivist välja, et nojah, oled nagu eluaeg kõike seda edasi lükanud ja siis lõpuks ei saagi sinust lapsevanem. Ja seda nagu öeldi, et asi on nagu meist mõlemas. Alguses isegi öeldi, et rohkem on probleem mehe pool ja siis hiljem, et järelikult ikkagi minus on ka viga, sellepärast et minu vanus ja kes teab, mis veel kõik muu sinna juurde, et nagu päris täpselt ei oska ju keegi kunagi öelda, miks asjad ei õnnestu. Aga ikkagi sellele vaatamata me otsustasime, et aga proovime ikka, et tänapäeval on ju igasugused asjad võimalikud. On kunstlik viljastamine, on ravi, on asjad olemas, et kuigi tõenäosus on väike, siis proovime ikkagi, et me olime nõus siis maksma nende protseduuride eest, uuringute eest, et seal erakliinikus kohe pakuti ka väga kallist sellist geenitesti, mis siis näitab, et kas meie kahe vahel üldse terved lapsed tuleksid, et ega ei ole mingeid geneetilisi vastunäidustusi, et äkki tuleb haige laps või ühesõnaga jah, see test vist umbes maksis mõlemale siis 2000 eurot, et niimoodi 4000 läks umbes maksma siis see kõik kokku, pluss iga kord need arstivisiidid ja kõik muu sinna juurde. Ja siis lõpuks siis jõudsime selleni, et jah, et ei tohiks nagu selliseid geneetilisi takistusi olla, et saame alustada siis protsessi. Ma ei mäleta nüüd, kas enne seda või peale seda oli veel tükk aega muid jamasid, miks ei tahetud Andrest nagu võtta sinna jutule, et ta pidi mingisugused tõendid ja asjad kuskilt tooma, et ta oli lapsena kokku puutunud mingi tuberkuloosihaigega, aga tal ei ole kunagi endal tuberkuloosi olnud. Ja ma ei tea, selle tõenduseks ta pidi võtma mingisuguseid dokumente, et ta ei ole ohtlik. Ühesõnaga mingi 100 mingit paberimajanduse asja, et kogu aeg nagu tundus, et universum on meie vastu ja asjad ei saa edeneda, samas aeg tiksub, minu vanus tiksub. Kõik asjad jälle lükkuvad, ma ei tea, mitu kuud jälle edasi, jälle suvepuhkused, jälle asjad ei saada vastu võtta. Ühesõnaga see tundus kõik siuke nagu võimatu missioon. Aga jah, me lõpuks saime sinna jutule, et jah, me oleme valmis teiega siis ravi alustama, et kes siis ei tea, et kuidas kunstlik viljastamine välja näeb, siis naisel kutsutakse esile superovulatsioon, ehk siis kui tavaliselt igakuiselt siis naistel areneb välja üks munarakk, siis selle protsessi käigus tehakse nii, et naisel neid munarakke rohkem areneks korraga, et siis saab nagu ühe selle tsükli jooksul neid munarakke koguda palju ja siis neid kunstlikult viljastada. Selleks ma siis pidin läbi tegema süstikuuri, kokku ma tegin neid kuure siis mitmel korral
ja iga kord katsetati veel erinevaid rohtusid, et alguses oli igapäevaselt mitu süsti, hiljem vist üks süst, ühesõnaga erinevad rohud, erinevad veel meetodid, pluss iga kord tuled sealt apteegist suur kilekotitäis tablette, süstlaid, nõelu, asju, et nagu iga päev pidid võtma siis mingid vitamiinid, asjad, pluss igasugused rohud, mis siis, ma ei tea, hoiavad rakke kinni, hiljem siis lasevad rakke vabaks. No, ühesõnaga tohutu süsteem rohtude näol, tabletid, süstid, asjad, kõht on läbi torgitud, sinine, valus, pluss kõik need hormoonid, mis sinna juurde käivad. Et põhimõtteliselt sulle tekitatakse tunne, nagu sa juba nagu ootaks last, et see protsess sujuvalt läheks, keha pärast kõik omistaks. Ühesõnaga keeruline protsess, ma isegi kõike nii detailselt ei tea, kuidas see käib, aga siis seal erakliinikus 3 korral ma tegin kõike seda läbi, vahepeal jälle tekkis paus vahele. Jah, beebi puksib selle peale. Siin väikest jalakest on tunda. Tore. Aga jah, seda siis tehti 3 korda lõpuks seal mulle. Iga kord see protsess siis lõppes anesteesiaga ja operatsiooniga. Mis on siuke kergem operatsioon küll, et põhimõtteliselt nõelaga siis võetakse sust need rakud välja ja katseklaasis siis pannakse kokku või siis süstitakse lausa mõlemad rakud siis läbi, mees- ja naisrakk. Ühesõnaga, ma ei ole arst, ma ei hakka teile siin seda protsessi rohkem pikemalt laiemalt lahti seletama. Aga kui tavaliselt need numbrid palju esiteks üldse neid naisrakke saadakse, on sellised suuremad ja minul jäid need numbrid alati sinna 3-4 juurde, ükskord saadi 6 rakku, mis oli suur nagu üllatus ja alati siis kokkupanemisel oli vastuseks see, et kahjuks ei hakanud ükski nendest arenema, ehk siis, et ühtegi embrüot ei saadud. Et sel ajal ma olin kuulnud nagu pigem nagu selliseid lugusid, et et neid embrüoid siis, kui siirdama hakatakse naisesse, et siis nagu see protsess on inimestel nagu pikalt kestnud, et kes on 10 korda siirdanud ja ei ole õnnestunud ja nii edasi ja nii edasi. Ja meie nagu selle 3 korra puhul ei olnud isegi jõudnud selleni, et ühtegi embrüot sealt saada ja siirdamisenegi jõudnud. Et iga kord nagu lisaks kõigele nendele rohtudele, hormoonidele, emotsioonidele, lisaks sellele, et sa oled nagu täiesti läbi kurnatud, sest et keha nagu tegeleb nende munarakkude kasvatamisega ja sind solgutatakse nagu igatpidi nagu läbi ja sa oled nagu täiesti nagu tühjaks imetud. Lisaks siis sellele kõik see uudiste vool, mis sa siis saad teada, et miski pole jälle õnnestunud, samal ajal ümbertringi kuuled, kuidas jälle keegi on lapse ootele jäänud, kes siis üllatusena, kes siis võib-olla plaanituna. Ja sa üritad nagu kõigile kaasa elada ja rõõmu tunda ja takerdud kogu aeg enda nendesse ebaõnnestumistesse. Et ütleks, et see oli meile mõlemale päris ränk aeg, pluss päris alguses ma nagu mitte kellegile nagu ei rääkinud ka sellest, et üldse meil on raskusi lapse saamisega, et kõike seda nagu üksi veel läbi elada, koos Andresega
oli ka paras karm. Mingi hetk ma nagu perele kõige lähedasematele nagu rääkisin sellest. Et siis oli nagu natukene kergem, et keegi elab ka sulle veel kaasa ja noh, teeb nagu just koos sinuga neid asju läbi. Aga jah, see oli nagu päris selline emotsionaalselt raske. Ja kuidagi see selline arstide suhtumine ka, et noh, nemad teevad oma tööd, ma saan sellest aru, et nende jaoks on kõik nagu need numbrid, statistika, et noh, nemad ei peagi võtma ju emotsionaalselt seda, mida nagu sina läbi elad, aga jah, kuidagi see suhtumine, et noh, et mis see siis on, et plärts ja plärts ja kuidagi selline suhtumine, pluss nagu, kuna arst oli nagu meesterahvas, et noh, et ilmselt ta kuidagi võttis ka asju neid teistmoodi, et aga jah, et lõpuks nagu juba kiirustati takka ja survestati, et nüüd kiiresti, teil aega enam ei ole, et tehke otsus ära, et ikkagi valige see doonorite teekond, sellepärast et me rohkem ei pakugi teile seda varianti, et te ise seda jälle protsessi läbi teeksite ja süstiksite ja noh, ju neil on ka mingid haigekassaga seonduvad siis reeglid ja süsteemid, et palju nad on nõus nagu kulutama siis kellegi inimese peale, kelle peal on näha, et asi ei õnnestu, on ju. Et noh, ma saan sellest kõigest aru, aga emotsionaalselt on see ju väga raske, kui sa pead hakkama tegema otsuseid, et kas sa hakkad endas kandma kellegi doonorilast või enda last. Et kuigi juba nagu praegu palju ka räägitakse sellest, et isegi kui naisrakk on doonori oma ja meesrakk sinu siis mehe oma, et siis nagu sinust jääb ikkagi sinna lapsesse nii-öelda märk maha, mingid rakud maha, et see kuidagi ja noh, lisaks see, et sa kannad seda last on ju 9 kuud, et noh, et see ikkagi nagu tundub sinu enda laps ja nii edasi, et noh, ikkagi natukene see mõte tundub ju võõras ja ootamatu ja sel hetkel ka nagu tundus arusaamatu, et miks siis nagu meesrakku pakutakse enda mehe oma ja mitte vastupidi, kui alguses oli jutt, et võib-olla asi on nagu mehes, et siis ikkagi suurem tõenäosus õnnestuda on siis, kui on noorema naise munarakk ja siis kasvõi sinu mehe rakk on ju. Et ühesõnaga kõik sellised mõtted ja virvarr tekitas vahepeal jah tunde, et teeks sellest kõigest natukene pausi, mõtleks, vaataks. Ma käisin ka nõelravis, et enda organismi natukene turgutada. Käisin isegi selgeltnägija juures küsimaks, et kas üldse tasub edasi minna, et võib-olla ei õnnestu see ka ja lihtsalt raiskad kõik oma raha ära ja kõik oma emotsioonid ära ja ikka asjad ei õnnestu või et äkki ma üldse ei sobigi emaks ja võib-olla ma lihtsalt punnin universumile vastu, tahan asja võib-olla, mis polegi minu jaoks mõeldud, et kõik need mõtted nagu peas. Käisime me ka siis selgeltnägija juures, saime sealt mingid oma vastused, aga lõpuks ikkagi me tegime otsuse, et ei, me ei lähe praegu veel nende doonorite teed ja vahetame kliinikut ja proovime, et äkki meile antakse veel mingi võimalus kõik see raske jälle läbi teha ja ikkagi proovida päris enda laps saada. Ühesõnaga vahetasime kliinikut, pöidlad pihus ja tuligi välja, et igal kliinikul ongi omad mingid reeglid, et palju kordi neid protsesse üldse läbi tehakse ja palju kordi inimesi jutule võetakse. Nii et nad pakkusid jah, et nad näevad
neid analüüse ja arve ja asju. Vahepeal veel käis meestekliinikus ja seal tehti analüüse, ma ei tea, kas ka mingeid rohtusid kirjutati, aga kuidagi sealt anti ka jälle teistsugust vastukaja, et ma ei tea, kas siis võib-olla mees oli vahepeal, ma ei tea, puhanud ja tema terviseolukord oli muutunud, aga igatahes sealt öeldi hoopis mingid teised numbrid ja tõenäosus, et ühesõnaga, et öeldi, et nagu tema olukord ei ole nii halb üldse, kui meile esialgu sealt öeldi. Muidugi jälle tulid mingid suvepuhkused asjad vahele, ehk jälle asjad lükkusid edasi. Jälle pidin ootama ja siis oli arst haige. Ühesõnaga mingi 100 takistust ja mõtled, no ei ole võimalik. Aga jah, siis lõpuks jõudis see aeg kätte, kus uuesti ma hakkasin siis süste tegema. Esile kutsuma seda superovulatsiooni. Seal oli veel mingisuguseid probleeme, vahepeal vist üritati veel rohtudega minu tsüklit nihutada. No ühesõnaga, seal oli enne veel seda süsti vist veel mingeid teemasid. Aga jah, lõpuks saime siis hakata uuesti süstima. Lõpuks tehti siis rakkude võtmine ja see arv oli selline keskmine umbes nagu ennem, et väga suurt lootust ei olnud, aga oli veel neid rakke järel õnneks ja siis saime me sealt esimest korda sellise uudise, et jah, siirdamine toimub, et järelikult saadi sealt midagi. Aga jah, väga palju meile ennem ka nagu ei öeldud. Hiljem tagantjärgi ma lugesin digiloost, et esialgu vist oli isegi 2 embrüot olnud, aga siirdamise päeval oli siis 1 sobilik embrüo, 1 siirdamine, 1 võimalus, pöidlad pihku ja siis tuli oodata. Et ma praegu imestan, et ma saan suht rahulikult isegi sellest teemast kõik siin rääkida, sest et ma olen juba paar korda seda juttu siis oma sõbrannadele rääkinud ja ilmselt nii mitu korda seda kõike läbi elanud, et ma suudan ilma pisarateta praegu sellest rääkida, aga peale ootamist ja ootamist ja siis päevade ärajäämist tuli esimest korda test, mis oli positiivne. Ja sel hetkel me ei uskunud, et need on mingi udused triibud, et see võib olla kõik hormoonidest ja nendest süstidest ja asjadest, et veel ei suuda rõõmustada nagu mitte millegi üle. Aga jah, kirjutasin arstile, arst soovitas mingi aeg hiljem natuke uuesti test teha, et need udused triibud peaksid ka olema positiivne näitaja. Ja siis mõned päevad hiljem oli natukene tugevamad triibud. Samas jälle loed internetist, et kunstliku viljastamisega ja siirdamisega on palju rohkem ohtusid, et esiteks võib hakata embrüo arenema vale koha peal, et võib-olla on emakaväline rasedus, katkemisi on palju rohkem kui tavarasedustega, et ühesõnaga sellist kindluse tunnet nagu ei olnud seal alguses kindlasti. Hirme oli palju, pinget oli palju, samas natukene nagu vaikselt rõõmustasid, et kas tõesti on ime juhtunud. Et mulle tundus, et nagu inimesed ümber, lähedased, kellele me nendest asjadest rääkisime, nagu julgesid isegi nagu rohkem rõõmustada või kuidagi elasid rohkem sellele kaasa, et ma nagu selleks hetkeks olin juba ise nagu suht tuim
ma ei julgenud uskuda midagi, mis nagu positiivne selles valdkonnas oli. Et jah, sest iga kord nagu varem, kui sa olid nagu entusiasmi ja rõõmuga nagu läinud mingitele asjadele vastu, siis said sa nagu vastu näppe. Aga jah, siis käisime me lõpuks, saime me mingi ämmaemanda aja ja siis esimene ultraheli näitas, et jah, üks väike täpikene on arenemas minu sees. Nii et tükil ajal oligi kogu aeg meil Andresega selline komme, et nii kui jälle midagi oli, siis me hoidsime pöialt täpikene pea vastu. Väike täpike pea vastu. Sest et jah, algus oli päris hirmus, et küll olid mingid valud, küll olid mingid verejooksud. Et mul oli sünnipäevapidamine ühes mõisas suur pidu Halloweeni teemal, kõik lõbutsesid, kõik rõõmustasid, aga mina olin sel hetkel suht endast väljas, sellepärast et sel hetkel olid ka verejooksud, kõhuvalud, eks stress oli ka peal. Nii et sel hetkel ma olin nagu suht kindel, et okei, et ma tähistan selle sünnipäeva ära, aga ma tean, et asjad on halvasti ja lihtsalt ootasin seda järgmist arstivisiiti. Ja kui arstivisiidil öeldi, et kõik on korras, täpike areneb, siis see tundus jälle nii uskumatu, et kas tõesti me oleme jõudnud siia, kus me oleme. Et jah, ja siis järjest möödusid kuud, täpike arenes ja lõpuks tekkis see aeg, kus võiks juba inimestele teatada. Ja ma ei tea, kuidagi kogu aeg oli see sisetunne, et vara veel, sest et nii palju on asju, mis saab halvasti veel minna. Aga jah, mingi hetk siis jälle mingisele väiksele ringile lähedastele inimestele sai teatatud sellest uudisest ja siis see tundus ikka veel nii uskumatu. Aga siin me praegu oleme. Mul on veel umbes 6 aega või siis isegi vähem, kuna internettark ütles mulle, et IVF-i puhul võib olla see tähtaeg ka 2 nädalat varem, nii et ma ei tea, iga hetk oled sa siia ilma tulemas. Ja see tundub siiamaani kõik nii uskumatu. Ja ma loodan, et ikka kõik läheb hästi, sest sünnitus tundub minu jaoks väga hirmutav asi. Ma olen küll jah üritanud nagu võimalikult palju erineva infoga ennast kurssi viia, et see ei oleks nagu ehmatus ja šokk ja oleme ka käinud kursustel, kus on meil õpetatud sellist rahunemist ja hingamist ja sellele kuidagi loomulikult vastu minemist. Et ma loodan, et kõik kulgeb ilusti. Aga jah, see on meie jaoks tõeline ime. Tõeliselt uskumatu, et me siin praegu oleme ja et ma sellest räägin. Ja see on emotsionaalselt olnud väga keeruline ja raske. Kuigi, kui ma loen teiste nagu kogemusi, et nagu füüsiliselt ma saan aru, et osadel on ikka palju nagu rängemalt läinud, et õnneks nagu minul ei olnud väga palju iiveldust isegi alguses, et nagu kergelt süda läikis, aga päris nagu paha võib-olla oli ainult paaril korral mul ja ühel korral ma võib-olla olin üldse lihtsalt mingis kõhugripis ka, sest et ma olin haige vahepeal. Aga et selles mõttes on nagu suhteliselt lihtsalt läinud, et alguses olid sellised
ilmselt loomulikud siis igasugused lihasvalud ja lihaste kohanemised ja sellised, et ainus jah, mis nagu on olnud nagu suht pidevalt on selline väsimus ja siis hapnikupuudus, sest mul on nagu vererõhk ka suht madal ja ma nagu kipun hingama niimoodi pinnapealselt, et ma pean endale tihtilugu meelde tuletama, et hästi sügavalt sisse hingata, sest et ma ei saa muidu hapnikku kätte ja noh, laps ju surub ka kopsudele ja nii. Aga muidu on nagu kõik hästi ja ma ootan põnevusega, mis nüüd edasi saab. Ja ilmselt ma ei plaani väga oma sellist emaduse ja lapsega elu väga üles filmida YouTube'i jaoks, et las need kanalid jäävad kellegi teise jaoks võib-olla, et põnev on küll võib-olla vaadata, kuidas teised oma lapsi internetis üles kasvatavad, aga ma ei tea, endal nagu, kuna kõik see on tulnud nagu kuidagi nii keeruliselt või valusalt, siis kuidagi tahaks oma selle mulli sees turvaliselt olla oma sellise isikliku eluga. Nii et ma loodan, et ei ole väga pahased, kui ma võib-olla kõike ei jaga teiega. Aga okei, aitab küll. Ma loodan, et kaamera filmis ikka. Ma teist korda küll ei jaksa seda kõike praegu läbi uuesti elada. Ja kui keegi teist on midagi sarnast läbi elanud või praegu läbi tegemas, siis mul oleks väga huvitav kuulda teie lugusid. Kirjutage mulle kas siis Instagrami või siia kommentaaridesse. Ma kujutan ette, et sellised isiklikud teemad võib-olla ei ole selline kommentaarimaterjal, aga mul oleks huvitav kuulda, sest et siiani ma olen suhteliselt üksi olnud nende asjadega. Aga okei, tšau praegu.